Ja Mukriraba muuseas on Raplamaal üks kõige enam otsitud sihtkohti, ükskõik kas eesti või võõrkeeles. No vaata, aga see ongi turunduse tehtud töö, sest ilusaid rabasid, sama ilusaid või veel ilusaid on Raplamaal veel, eks ole, aga lihtsalt seda on nüüd kõige paremini turundatud, järelikult ruumi on veel neid asju. Rahvasuu räägib, et süüdi on Raek, kes käis turismimessil suure bänneriga, mille peal oli väga ilus päikesetõusu pilt, kus oli see Mukri vaatetorn, et sealt olla see alguse saanud. Tere, head podcasti vaatajad ja kuulajad, Raplamaa sõnumite podcast nimega Raplamaa podcast alustab jälle, saate meid kuulata YouTube'ist ja Spotify'st ja podcastid.ee lehe pealt ka, seal on neid podcast juba päris palju üleval, nii et minge vaadake järgi ja siit tulemus kohe uus uhke podcast peale. Täna hakkame rääkima Raplamaast ja hakkame turundama Raplamaad siis äkki kuidagi, eks ole ju. Stuudios on siin Karmen Paju, kes siis on lühidalt öeldes siis HRL TMO ehk siis Harju, Rapla, Lääne, ma ei tea, piirkonna mingi sihtkoha mänedžeri, ütle parem ise, tead lõpuni. Tuleb juba päris hästi. Ja see on Harjumaa, Raplamaa, Läänemaa turismisihtkoha organisatsioon ja seda koordineerin. Võt nii, siis on meil siin Helen Sarapuu, tema on Valgusmaja perenaine. Valgusmaja on siis selline tore koht, millest me natuke hakkame rääkima ka. Ja Anni Vahter Raekist ja jälle need toredad DMO sõnad lühendid, ehk siis Destination Management Organizationist arendus- ja turundusjuht, kes siis toimetab Raplamaa piirkonnas, jah? Just nii. Sellepärast muide on nii keeruline nimi sellel organisatsioonile, et keegi ei ole eesti keeles ühtegi sellist päris head sõna välja mõelnud, et mis ta nagu see tabav selline märksõna oleks, nii et ta on siis sihtkoha juhtimise organisatsioon. Aga meil endal jutuses on lihtsam DMO öelda. Pigem nii ja vahest mõeldakse ka mingeid uusi sõnu välja, mis ei kõlbagi tegelikult kuhugi, nii et las selle praegu nii, kõik on hästi. Hakkame siis Raplamaast rääkima ja selle turundamisest. Kuidas tundub, kas ei ole just kõige lihtsam maakond, keda turundada Eestis või? Me räägime siis turismi poole pealt, eks ole. Turismi turundusest nii ja naa. Mina ütleks, et arvestades seda, mis meil siin koha peal olemas on, arvestades meie ettevõtjaid ja looduskeskkonda, siis tegelikult võiks ju olla lihtne, aga eks siin neid nüansse on mitu, et ütleme ettevõtja poole pealt, millised ressursid on temal sinna turundamise alla panna ja meie organisatsioonis, et millised raamid meil ees on, kuidas me saame ja mida me saame turundamiseks teha ja mida me ei saa teha. Et see on siuke kirjumänguma. Lõpuks tuleb välja ikkagi idees asi või? Olgu sul 7 turundajat ja kui palju raha, kui ideed ei ole, siis jälle sellega midagi teha. Või siis sealt need ideed tulevad. Või see on ikka, kas turundamine on siis ikka ainult selline metoodiline töö, et kui sa teed nii, siis see läheb nii. Pigem on ikkagi see üks idee, mis lõpuks töötab. Tee kas või mobiiliga üks väike video ja lendab. No see on selline juhus muidugi rohkem. Selle peale ei saa maakonna turundust üles ehitada, eks ole. Aga ma ütleks pigem nii, et parim turundus on tootearendus. Ehk kui piirkonnas on niisugused tooted, millel on lugu, ja mis on kõitvad, siis see ongi see, mis toob külastajad. Ja me näeme ka seda, et kui on väga tugev teenus, siis turundus peab selle võrra natukene nagu vähem panustama, et siis levib see sõna kliendilt kliendile. Aga kui oled teenusega näiteks alustav ja inimesed veel ei tea või oled alles arendamas, et siis tuleb jälle turunduse alla rõhku rohkem panna. See kohaturundus on vist selline asi ka, et seal nagu mingit udu ajada ei saa ja ei pea ajama võib-olla isegi, see on isegi parem, et see nagu loodki mingi loo, mis ikkagi põhineb millelgi, et sa ei pea reklaamima vett, et see on sellest klaasist ja erkinool ja see on kõige parem vesi maailmas, eks ole, tegelikult on tavaline vesi, et sa pead ikka mingid päris asjad üles otsima ja siis selle nagu tooma esile. Ja hästi nõus, niisugune aus turundus, aus lugude rääkimine ja kindlasti ei tohi kütta üles liigseid ootusi. Me kõik mäletame neid 90ndate algusaastaid, kus turismikataloogides olid üliklantspildid ja kohale minnes teinekord ootas hoopis teistsugune pilt, et me ei tohi tõsta kliendi ootusi põhjendamatult kõrgele, et pigem olla aus selles teenuses, mida koha peal pakutakse. Mis seisus hetkel siis siin Raplamaal huvitav asjad on? Kas ikka selline
ma ei tea, kas üldse läbisõidukoht nii-öelda või päris sihtkoht ka turistile, kuidas tundub? Et mina arvan seda, et on praegu ikkagi kõige olulisem see, et me saaks need inimesed siia kohale. Et minul on hästi palju selliseid külalisi, kes tulevad ja ütlevad, et nad tahaks Raplamaad avastada, et nad ei ole siia enne sattunud ja nad tahaks tulla, mis siin üldse teha saab. Et see on nagu hästi-hästi tihe küsimus ja kui minul on ainult majutust pakkuda, siis nad Raplamaad rohkem ei näeks, on ju. Et hästi oluline on selle puhul ka koostöö, et turundus nii-öelda mitte ainult siis turundada ennast, vaid rääkida ka seda lugu juurde, et mis need võimalused kõik on ja kes me siin kõik koostööd teeme tegelikult. Seis on hea siis tegelikult. Turundada on küll ja veel, eks ole, tuleb lihtsalt nüüd õigesti tegema hakata. Muidugi. Seda asja. No ma tooksin selle suurema pildi võib-olla siia sisse, et kui me räägime täna siin turismist laiemalt, siis Eestis kujundab turismipoliitikat Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Ja elluviimis ehk rakendusüksus on ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus. Ja siin mõned aastad tagasi toimus Eestis riiklik turismireform. Et meie siin TMO-na tegutseme 4. aastat. Ja see oli aeg, kus riigi poolt vaadati Eesti peale ja öeldi, et meil on liiga palju väikseid turismiorganisatsioone, kes kõik justkui tegelevad turismi turundamisega ja turismi arendamisega. Samas on inimesi vähe, ressursid on killustunud, hästi palju on dubleerimist ja seda tulemust niisugust nagu tahaks ja seda päris partnerit riigile ka ei ole. Ja siis töötati välja turismi sihtkohtade juhtimisorganisatsioonide sihtfinantseeringu programm. Ja öeldi, et selline optimaalne arv Eestis on 5-8 tugevat sihtkoha organisatsiooni, kus on kompetents, kus on selge rollijaotus ja kus teadlikult tegeletakse turismiteemade arendamise ja turundamisega. Ja nüüd me jõuamegi siia, et üks piirkond nüüd Eestis ongi siis 3 maakonna ülene koostööpiirkond, mille on moodustanud Harjumaa, Raplamaa ja Läänemaa. Et see on see põhjus, miks me seda teeme nüüd niimoodi maakonna üleselt koos. Ja see ongi siis lühidalt öeldes see DMO. Ja see ongi see DMO, see sihtkoha juhtimisorganisatsioon. Need mudelid on erinevad ja ma pean siinkohal oluliseks rõhutada, et me ei ole loonud juriidiliselt mitte ühtegi uut keha, mitte ühtegi uut organisatsiooni, vaid meil on üle Eesti see maakondlike arenduskeskuste võrgustik. Nagu meie kuulajad ka teavad, et Raplamaal on Raplamaa ettevõtlus- ja arenduskeskus, Harjumaal on Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus, Läänemaal täidab seda funktsiooni sihtasutus Läänemaa. Et me oleme nende organisatsioonide baasil läinud koostöösse. Ja meil on tugevad partnerid omavalitsuste liidud, et Raplamaalt siis Raplamaa omavalitsuste liit. Vaat kõik TMO inimesed võivad ju kõik kokku saada ja omavahel koostööd teha ja kõik kokku leppida, kuidas peab tegema, aga nüüd peavad siis need ettevõtjad ka kuidagi järgi tulema. Et tulevad siis ka huvitav hea meelega või kuidas läheb sellega? Me ilma ettevõtjatega seda tööd üldse ei kujutakski ette, sest me olemegi väga ettevõtjate poole, näoga ettevõtjate suunas. Ja see igapäevane üks tööplatvorm on riiklik turismiinfosüsteem, mis veebis on puhkaeestis.ee ja võõrkeelsetes väljundites visitestonia.com. See on platvorm, mille riik on loonud tasuta. Kõik ettevõtjad, kas ta on siis majutusettevõtja või toitlustusettevõtja või atraktsioon või midagi muud, saavad luua sellesse keskkonda oma konto. Nad ise haldavad oma neid objekte, aga see kontrollfilter näiteks Raplamaa puhul on Raegis töötav Jaune Riim, kelle igapäevane töölaud on see riiklik turismiinfosüsteem. Et see on see, mida me hoiame korras ja see on ka see turunduskanal. Me oleme ettevõtjatele öelnud, et hoidke korras oma need fotod, videod, sest see on see, mida ka Visit Estonia ehk siis ettevõtluse innovatsiooni selline bränd Eesti turundus kasutab nii välisturgudel
toimetades. Siin eelmisel nädalal just oli meie inimene Stockholmis, kus toimus Eestit tutvustav vabaõhuüritus Hooked on Estonia, mis oli suunatud Eesti tutvustamisele läbi toidu, läbi muusika, läbi festivalide, läbi disaini ja seal oli ka meie piirkond väljas. Ja nüüd kõik need, ütleme, kes on siis selles Puhka Eestis andmebaasis, saavad nagu pidevat kajastust läbi selle. Ja ütleme koolitused ka ju, mida me ettevõtjatele korraldame, kes meil päris iga kuu neid ei ole, aga ikkagi läbi aasta päris mitmeid, et see sisend tuleb ka ettevõtja enda käest, mis on see, mida ta tunneb, et mida tal oma töös kõige rohkem vaja on, et seda me ei leiuta ka nagu oma peas ainult, vaid see kontakt ettevõtjatega on igapäevane. Võib-olla, et mida ta tunneb, vaid et oleks ettevõtlikkust ja ikkagi vastutust, et tema eest nüüd ei hakata teda reklaamima, vaid ta peab oma asjad korras hoidma ja sellist juttu ei saa täna küll enam olla, et ma ei teadnud, et ma ei tea, kuidas see käib. Nagu sa ütlesid, kõik kohad on koolitusi täis mine ja lihtsalt tee omale asi selgeks, et see on ikka rohkem tahtmise taga vist. Ja ei pea ikkagi üksinda pusima selles mõttes ka, et selle jaoks olemegi meie ju maakondades ka olemas, et meie uks on lahti ja tulevad inimesed meile külla, arutame läbi, vaatame need portaalid koos üle ja seaded ja mis iganes küsimuses abi on vaja. Kuidas Raplamaal koostööd tehakse siin ettevõtjate vahel, Heleniga saame varsti sellest rääkida. Praegu küsiks Karmini käest veel, et mis need Eestis need põhisuunad turismis üldse praegu on? Sellised populaarsemad? No meie põhisuunad on praegu ikkagi digitaliseerimine. Selles vaatevinklis, et nüüd kindlasti peaks olema möödas see aeg, kus kasutati veel ruudulist kaustikut ja pastapliiatsit selleks, et teha broneeringuid. Et meie üks suund on ka, et koolitada ettevõtjaid, et parandada digitaalselt kirjaoskust, et vähendada seda koormust ja olla klientidele ka siis külalislahke ja pakkudes kõiki neid teenuseid. Ja mis on meie niisugune vaade on see, et riik rahastab DMO-sid. Meie roll on tõsta ekspordivõimekust. Et need ettevõtjad, kes on meil täna selles koostöövõrgustikus, kes on täna selles riiklikus turismiinfosüsteemis, et nad jõuaksid siis oma tasemelt ka välisturu võimekaks. Et on loogiline, et kui ettevõtja alustab, siis ta kõigepealt suunab oma teenused siseturule, aga sealt on vaja minna edasi. Jah, see koolis ettevõtjaks õppimine ei anna nagu, selles mõttes annab ikka midagi, aga kogu aeg tuleb tänapäeval väga kiiresti vist ennast ka arendada, et just oli aeg, kus tuli AI, kus siis paljud ei teadnud, mis asi see üldse on. Nüüd omast arust paljud teavad, mis see on, arvavad, et kirjutad sinna midagi sisse ja ongi valmis vastused käes. Nüüd tuleb juba edasi ennast harida, kuidas sellega üldse midagi teha ja kas üldse on vaja, kui ühesõnaga kogu aeg peab õppima ennast täiendama ikka, ma ei tea, igakuiselt. Hästi nõus olen sellega ja toon siia juurde veel, ütleme, Eestis turismist rääkides meil on Eesti turismi pikk vaade, mis on kokku pandud ka koostöös nii ettevõtjate kui erialaorganisatsioonide, MKM-i ja ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse poolt. Ja seal on ka väga selgelt toodud need sambad, millesse me siis panustame. Ja ütleme, turismiturundusest rääkides me lähtume ka sellisest brändi kontseptsioonist, mis räägib Eesti toidust, Eesti kultuurist, Eesti loodusest ja 4. sammas äriturism, et pakkuda siis seminariteenust. Kuidas see, mismoodi see käib? Kas teie mõtlete välja, mida võiks pakkuda või uurite kuidagi ennem, et mida inimesed üldse teha tahavad? Või kus need turistide nii-öelda suunad praegu, mida nemad kõige rohkem teha tahavad? Kas äkki, ma ei tea, otsivad luksust või elamusi või mingit autentsust või kuidagi olete mingisugust tagasisidet saanud või mingid uuringud teinud? Ja siin taga on EISi suured uuringud, mida tehakse jooksvalt ja tehakse erinevate sihtturgude lõikes ja need on kõigile kättesaadavad, kui minna sinna samasse Puhka Eestis andmebaasi ja valida professionaalile ja uuringud ja küsitlused. Et kui näiteks meid kuulab täna ettevõtja, kes on mõelnud, et jah, et ma täna pakun tooteid, teenuseid eestlastele, aga ma tahaksin ka Soome turistile pakkuda, siis on võimalik lahti võtta see Soome sihtturu uuring ja vaadata, et mille järgi üldse soomlastel nõudlus on, mis neid huvitab, mida nad soovivad ja milliseid teenuseid need tahaksid tarbida. Et seal taga on uuringud ja me siin ise ka DMO-s küll vähem, aga siiski oleme läbi viinud kohaliku elaniku
korraliku rahulolu uuringu, et teada saada, et mismoodi üldse siis Raplamaa elanik suhtub turismi arendamisse. Ja need tulemused on meil ka ilusti profiveebist kättesaadavad ja hea meel oli tõdeda seda, et valdav osa küsimustikule vastanutest hindas turismi arendamist väga positiivseks ja tõi nagu pigem välja selle, et Raplamaal on väga suur potentsiaal, mis on veel kasutamata. Et kui me räägime täna turismist ja räägime ööbimiste arvust, siis Raplamaal on küllaltki vähe voodikohti võrreldes siin näiteks Harjumaaga, Tallinna lähiümbrusega või Läänemaaga, kui me meie regioonist räägime. Et siin ka kohalik inimene saab aru, et selleks, et turismi arendada, on vaja ka seda toodet siia koha peale. Ja siin mäletan eelmisel suvel me ka jälgisime statistikat ja vaatasime, et huvitav, et hüppeliselt on tõusnud Raplamaal ööbimiste arv ja hakkasime otsima sinna tagamaad, et mis see põhjus on, miks on äkki tõusnud. Ja ettevõtjatega suheldes ilmnes see, et kuna eelmisel aastal oli väga palju suuri kontserte Tallinnas ja Tallinna majutusettevõtete hinnad olid hüppeliselt tõusnud kõrgele, siis paljuski kasutati seda, et käidi kontserdil, aga majutus osteti Raplamaalt, nii et sõideti pärast siia ööbima, mis omakorda siis tõi statistikasse sellise tõusu. Meie suureks rõõmuks ju sel suvel ka Kings of Leon ja Lenny Kravitz ja... Aga Eesti on ju nii väike, et maailma mõistes võib igast Eesti nurgast ööbima tulla Rally Estonialt või ükskõik kust kohast, mis see 100-200 kilt ikka sõita on. Me oleme hästi väikesed ja kui me räägime sellest oma 3 maakonna koostööst, siis alustades siin 4-5 aastat tagasi, me ka tegime selle strateegia, et kuidas me üldse läheme liikmuma, et me peame nagu enda jaoks tegema selgeks selle, millega me tegeleme ja millega me ei tegele. Ja seal ühisosa otsides me jõudsime selleni, et me oleme selles piirkonnas, kus kõik jääb pealinnast 1 tunnise sõidu kaugusele. Ja sellega me defineerime seda piirkonda ja sellega on võimalik ka välisturgudel käia. Ja sest mitte keegi ei tea Rootsis, mis asi on Rapla või Raplamaa, pole kuulnudki. Ja inimesed ei reisi ju nagu selle haldusüksuse järgi, et ma tahan nüüd sinna maakonda minna, et sa lähed ikkagi mingit objekti või mingit sündmust või mis on kuskil maakonnas. Suurt linna teada. Just. Ja kui sa siis lähedki selle pakkumisega, et võt me räägime täna siin Tallinna lähipiirkonnast tunniajase sõidu kaugusel. Meil on suurepärased raudteeühendused, rong, eks ole, kõik muud, mis toimib. Et see on see, millega me saame piirkonda tutvustada. Ja see on reaalselt teil kohtumistel jäänud ka välisturistiga siis nagu silma, et see jõuab väga selgelt kohale, et Tallinnast tund aega. Et ongi, et see administratiivsed piirid ei ütlegi nagu selles mõttes midagi, aga et Tallinnast tund aega, siis ta saab väga hästi aru, et okei. Aga nüüd eestlasest rääkida, neile ikkagi on võimalik eraldi maakondi turundada, eks ole. Ja küsimus, kas olete sellel ka juba vastuse leidnud, et mis siis see Raplamaa kõige selline suurim tugevus võiks olla praegu turismipiirkonnana? Võite kõik 3 midagi välja pakkuda? No ikka see sama Tallinnast tund aega esiteks, kui me nüüd pealinnast räägime, aga teistest kantidest siia poole sõites, et ta on keskel mugavalt, et ta on igalt poolt on mugav siia tulla. Üks ettevõtjatest, Allikasilma elamustalu, kui ma ei valeta, tõi oma veebilehel nii toredasti välja, et tulge tehke suguvõsa kokkutulek meie juures, et Eestist igast nurgast on mugav kokku sõita. Ja looduskeskkond ka ikka alati on meie trump, ma tunnen. No mul tänu sellele on seminar hästi palju, et ettevõtluses tegelikult aeg on raha ja siis ka need tiimid ei taha ju sõita 2-3 tundi kuskile ja siis ongi tund aega, nad ütlevad, et 70 kilomeetrit või tund aega, üle selle nad isegi ei otsi, et on raadius ja siis tulla seminari ja pluss siis see, et ongi, kui on 20 inimest seminaril, et oleks võimalus, et kes soovib minna tagasi, saab õhtul ka tagasi minna. Et alati siuke 2-3 inimest sealt kukub, kellel on lapsed, kellel on naised, mehed kodus, lähevad ära, et see võimalus peab lihtsalt olema ettevõtluse, nagu kui on seminarid ja siuksed tiimiüritused. Ja see on hästi oluline küsimus, mille sa püstitad. Ja lihtne küsida muidugi. Minu meelest, ütleme, Raplamaa ise siin arendades turismi peaks välja toomagi need topid, sest on selge, et kõigega ei jõua tegeleda ja kõigega ei pea tegelema, aga just see, et millega see piirkond siis eristub,
mis see meie tugevus on, et paneme siis sellesse kõik oma jõu ja teeme siis näiteks ütleme see looduse teema, need Raplamaa rabad, millest ka räägitakse, et kui me võtame see nii lühikene aeg Tallinnast välja sõita ja nii suur kontrastne muutus, et sa oled suurlinna keskkonnast tulnud ja sul on absoluutselt puhas loodus, vähe inimesi. Et see on nii suur ressurss. Ja äkki peaks seda raba teemat siis võib-olla veel edasi arendama, et tegelikult rabasid on igas maakonnas ja lähemal ka kui Tallinnale, kui Raplamaa, aga lihtsalt see tuleb kuidagi nii-öelda, nagu me alguses rääkisime, sellest tuleb mingi lugu teha, et see nii-öelda maha müüa, mitte lihtsalt udu ajada või mingit mulli, vaid lihtsalt päriselt see nagu mingis asjaks vormida, mingis tooteks. Ja lugu teha, tooteks vormida, ära paketeerida, sest turismis me ju ka tahame kasvatada tulu. Ja loodus on nagu üks see koht, et ega siis turistil ei ole võimalik ju jätta loodusesse raha, kui ta seal individuaalturistina liigub või käib. Aga kui on välja arendatud kohapeal need teenused, et ma võtan selle seminari seal Valguse majas, aga seminari üks väga oluline osa on ju ka see vaba aja veetmine, see sotsialiseerumine, et mis need paketid seal juures on, mis kõidavad ja huvitavad ja siis sa lähed selle loodusgiidiga sinna Rappa ja sa näed nagu hoopis teistsugust keskkonda, aga see peab valmis olema, sest see, kui sa seda lihtsalt pakud ja ütled, et sa võid minna, et inimene on ka mugav. Ja tegelikult meil neid võimalusi on päris palju juba täna. Et see ei ole see, et me hakkame seda leiutama, vaid tegelikult meil on hästi palju tegijaid, lihtsalt see ei ole jõudnud nii-öelda massideni, inimesed tulevad, küsivad, ma võin rääkida 10 erinevast kohast, tule ütle, kas sa tahad seda ja sa saad. Et see tegelikult on olemas, ka matkategijaid on meil päris mitmeid. Muuseas, rääkides rabadest ja nende tuntusest või turundamisest, siis kui me võtame Mukri, siis mingilt maalt võib-olla Mukri puhul peab hoopis mõtlema, et kui palju me teda veel tahame turundada või rohkem enam ei taha, sellepärast, et seal on ka tegelikult parkla juba autosid täis, mina mäletan aastat 15 tagasi, rohkem isegi, kui sai seal käia, siis oli peale minu seal võib-olla üks kalamees veel ja ei olnud rohkem kedagi ja täna on ikkagi seal inimesi päris palju ja see on turundustöö tulemus ja Mukri raba muuseas on Raplamaal üks kõige enam otsitud sihtkohti, ükskõik kas eesti või võõrkeeles. No vaata, aga see ongi turunduse tehtud töö, sest ilusaid rabasid, sama ilusaid või veel ilusaid on Raplamaal veel, eks ole, aga lihtsalt seda on nüüd kõige paremini turundatud, järelikult ruumi on veel neid asju. Rahvasuu räägib, et süüdi on Raek, kes käis turismimessil suure bänneriga, mille peal oli väga ilus päikesetõusu pilt, kus oli see Mukri vaatetorn, et sealt olla see alguse saanud. Okei, TMO-s tehakse siis koostööd, eks ole, Harju, Rapla, Läänemaa teevad koostööd ilusti, nii, siis võtame ettevõtted, kes nüüd ka siis võib-olla kui hakkavad silma nii-öelda paistma, paljud juba paistavad ka Raplamaalt silma, aga ettevõtted, nagu sa ütlesid, on veel, kes teevad, aga keegi veel ei teagi. Ütleme, et nad siis kõik arendavad ennast ja toimetavad, siis hakkab ettevõtete vahel ikkagi veel ikka selline konkurents ka, eks ole, kes siis kõigepealt, kes oma nii-öelda rabaga ennem pildile saab. Et sina oled, Helen, veeldunud, et Raplamaal tuleb teha koostööd, mitte konkureerida. Jaa, sest tegelikult ma olen Tallinnast pärit. Ja nüüd 3 aastat siin toimetades, siis tõesti see koostöö Raplas lihtsalt on A ja O. Et sealt tulla anonüümsena siia ja tegelikult siin meil ei ole konkurents. Mina pakun toitlustust, mu kõrval Lehe kodurestoran pakub nagu samamoodi toitlustust, aga me ei ole konkurendid, me oleme sõbrad, kui neile tulevad inimesed, soovid majutust, tulevad minu juurde, kui minul on toitlustus siuke kodune, nemad pakuvad restoran on ju, mina saan oma kliendile välja pakkuda, et kas sa soovid seda või teist. Ja mul ei ole üldse mitte kahju sellest, et keegi võtab selle 5-käigulise õhtusöögi ja nad on väga õnnelikud selle üle ja minu sõpradel läheb selle pärast paremini ja see on tegelikult ju väga tore. Tahan kiita ka Valgusmaja on minu arust selline õpiku näidis sellisest ideaalsest imetoredast koostööst ettevõtjate vahel, et sa tulid mulle kohe meelde, kui me selle podcasti peale mõtlesime, et kes ettevõtjatest võiks meiega kaasas olla, siis ma mõtlesin, et see on nii tore seda näidet välja tuua, et kuidas te olete jõud kokku pannud ja nii tore on teid koos toimetamas näha sotsiaalmeedias, millised paketid te olete loonud, et see on hästi sooja ja külalislahke mulje jätab. Ja see on õige mõtteviis ja minu meelest, kui see nüüd laieneks Valgusmajast veel kaugemale ka teiste piirkonna ettevõtjateni see teadmine, et kui nüüd see külastaja on tulnud, olgu ta siis siseturist või välisturist, et me teadvustame, et ta on tulnud siia meie piirkonda ja nüüd me teeme kõik
omalt poolt, et hoida teda siin nii kaua kui võimalik, aga kuidas me seda saame teha? Pakkudes, soovitades, olles piirkonna saadik teadlikult. Et meil on ju Eestis pandud kinni piirkondlikud turismiinfokeskused. Selle põhjusega, et tänapäeval külastaja ei otsi enam seda füüsilist infopunkti, vaid tal on see infopunkt taskus, see telefon on taskus, ta liigub ja saab selle info kätte. Ja kui ta nüüd tuleb sinna valgusmajja näiteks ja seal on perenaine, kes ütleb, et teate, ma näen, et teil on lapsed kaasas. Meil on veel pakkuda teile selliseid ja selliseid põnevaid teenuseid, et kuidas teil oleks, et kas te sooviksite. Et siis see on nagu parim võimalik tegu, mida ettevõtja teha saab. Ma arvan ka täpselt niimoodi. Turist ka tegelikult ju märkab seda, kui ei tehta koostööd näiteks. Kindlasti. See tundub ju talle ka kuidagi natuke imelik, et siin tema ju, nagu me ennem ütlesime, tema ei tea, mis on Raplamaa, teda nagu väga ei huvitagi, mis selle piirkonna nimi on ta Mukriraba või mingi muu raba. See nimi teda ka põhimõtteliselt ju, et tema tahab saada teenust, näha, et kõik toimib ja ta tunnetab nagu selle ära, kas toimub mingi koostöö või toimu. See on nii tore, et sa seda küsid. Me viisime aastal 2022 läbi külastaja uuringu. Küsitlesime siis neid inimesi, kes olid piirkonnas käinud, siin kulgenud ja saime sellise adekvaatse tagasiside neilt. Ja külastajad tõid välja, ütleme ka Raplamaa kontekstis, et nad ei tunne, et see oleks sujuv kliendi teekond, vaid ta ongi nagu punkti kulgemine, aga seda soovitusturundust vähemalt mõned aastad tagasi nad ei tajunud. Ja toodi veel esile ka ettevõtjate info Google Business kontol. Elementaarne, et kui sa kuskile lähed, sa guugeldad, sa vaatad lahtioleku aegu ja võtad siis selle otsuse vastu, et jah, me sõidame sinna. Ja kui on tegemist näiteks mingi kohvikuga, ja siis tal on seal ukse peal hoopis, et täna on meil reserveeritud, siis tegelikult oleks ülihea, kui see info jõuaks ka elektroonilistesse kanalitesse. Et see kõik on see, mis suurendab külastajate rahulolu ja tõstab kvaliteeti ja paneb inimesed rääkima sellest hästi. Ma ühe asja tahaks veel välja tuua, et üks asi digitaliseerimine, aga mis meie puhul tegelikult on algusest peale toiminud, on see päris suhtlus. Et minu kodulehel ei saa broneerida nii, et sa broneerid ja nüüd see on lukus, vaid sa saad küsida, sa saadad broneeringu nii-öelda päringu, tahaks seda kuupäeva, kas saab. Ja sealt hakkab see vestlus ja tihti nagu ongi eestlane küsib 2 lausega, et mul oleks vaja neid kuupäevi, meid on 20 näiteks. Okei. Ja siis ma helistan või kirjutan ja sealt hakkab see vestlus ja tegelikult kui palju on neid kordi olnud, kus nad tuleks lihtsalt majutama, võtaks Tallinnast oma mingi koolitaja kaasa või teeks mingisuguse, ma ei tea, õhtul teeme koos sauna, aga tegelikult kui sa rääkima hakkad ja ütled, et kuulge, et kui teil õhtul on vaba, et teil ei ole mingit plaani, et aga äkki soovite seda või teist ja siis nad pärast üllatavad, et teil saab keraamikat ka teha või jaa, meil on taevani maani keraamika, kes tuleb kohale, et ei pea kuskile sõitma ka, te saate seda samas teha ja nad võtavad, et nad ei teadnudki, et see võimalus on ja tegelikult inimene täna ei viitsi väga lugeda. Kas ta pigem helistab ja küsib, et mis teil seal pakkuda on või siis helistab ja ütleb, et ma tahan seda? On mõlemat. On pigem nagu rohkem isegi neid, kes ütlevad, ma tahan majutust, meil tuleb seminar ja siis mina räägin sinna juurde, et pakun seda veel ka. Ja tegelikult tihti on see, et mul on koduleht olemas, mul on seal kirjas, mis lisateenused on ja siis, teil on või ja siis tänu selle suhtlusele, et see on ikka nii oluline, et me seda ei saa ära unustada. Jaa, koostöö on tähtis ja ma arvatavasti jõuame sinna või suund on ikka sinna, et inimesed pigem juba mõtlevad niimoodi, et koostööd peab tegema, mitte oma nurgas noistama ja oma asju peitma kuskil. Jaa, mina küll täitsa tajun, et see on, minu perspektiiv on selles, mul saab 3 aastat täis alles sellel ametikohal, et ma ei tea nii täpselt, kuidas varasemalt see meelestatus olnud on, aga mina täna tajun küll õhus sellist koostöösuunda ja sellist valmidust ja mingi selline minek on nagu sees. Anni, Raplamaa toidutee, mis asi see on? No nii, Raplamaa toidutee on selline teekond. Panime ühe kaardi peale kokku Raplamaa sellised erilised toidukohad selliselt, et saaks hästi
eriilmeline, mitmetahuline, põnev, selline läbilõige sellest, milline see Raplamaa toidumaastik on. Et on selline valmis teekond, selle leiab Visit Raplamaa veebilehelt, esilehelt, kohe seal on Raplamaa toidutee siuke nupuke ja saab lugeda siis, et millised külastuskohad sellel toiduteel on. See teekond, ma arvan, ei ole tõenäoliselt nagu päris niimoodi järjest läbimiseks, sest inimene ei jaksa süüa nii palju. et aga ta on natukene selliseks ülevaate andmiseks, ta tuli meil kaardi peal südamekujuga, see ei olnud meelega niimoodi, et me nüüd vaatame selle järgi, et mis kohad me sinna paneme, vaid kui me nad sinna kaardile kandsime, siis vaatasime, et väga tore. Et ta on mõeldud, et igaüks saab valida sealt siis sellised punktid, mis talle kõige põnevamad tunduvad, võib-olla siduda selle mingi teise käimisega, et Raplamaa toidumaastikku siis selle küljelt natuke näidata ja sellega seoses järgmisel nädalal läheme visiidile. Meil on külalised külas Tamperest ja Sardiiniast ja läheme nendega seda toiduteed läbi tegema selle sama projekti raames. See on partnerluskogu projekt, mille raames me siis töötasime välja selle sama toidutee ja meie uue turismikaardi, mis ka seda toiduteed näitab, nendega läheme, teeme selle tee päriselt läbi ka, et üks asi on see, milline on üks selline inspiratsiooni teekond paberi peal, teine asi on see, et kuidas ta päris elus mängima hakkab, et vaatame, mida välisturist ütleb ja kuidas meil endal tunne jääb. Ärge unustage siis kohalikele ka kommunikeerida, ma arvan, et käiks isegi selle tuuri läbi, ei tea isegi pooli kohta. Ikka ja alati ja see on kõik meil ees ja testime ta läbi ära ja teeme omad järeldused ja siis nii nagu jaksame, pasundame. Tuli nii ilusasti minu meelest praegu välja, Anni märkis ära ka liider töörühmad, eks ole, siin võrgustikku, et Raplamaa partnerluskogu, et nende projekt ja nemad on ka leidnud, et toidu propageerimine ja toiduturismi arendamine on ülioluline ja siin Raplamaal on ju neid tugevaid tegijaid päris mitu, kes on silma jäänud väga kõrgel tasandil. Ja kui asjal on jumet, siis liidrisse, ma arvan, saab ikka kirjutada, aga sellised jätkuprojektid on sinna ka teretulnud, kui asi näha on, et toimib. Kindlasti. Mis see Raplamaa kohalik maitse on siis? Tead, ta ongi selline talupoest gurmeeni välja. Et seal toiduteel on näiteks nii Tõrvaaugu mahetalu, kus sa saadki näha, kuidas siis see tatar seal põllu peal kasvab ja mis temaga siis tehakse ja kuidas sellest leiba ja küpsist saab ja siis talupoest saad neid kaasa osta ja seal selle sama toidutee peal on meil ka soorestoran, mis on igasuguste institutsioonide poolt tunnustatud ja kiidetud ja väga-väga hinnatud, et selline tippgurmee. Ja samas on ka Beiklini kohvik, mis meil on siin samas kõrvalmajas, et igale maitsele midagi. Nii et üldiselt nüüd küsiksin lõpetuseks, et kuhu siis saadaks turisti, kui ta siia Raplamaa satub? See kuidagi üldine küsimus on ja me juba rääkisime sellest, et ju tal on mingi huvi ikkagi, aga kui tuleb tänaval vastu, kus ma nüüd minna võiks? Tulin siin Rapla kesklinnas maha bussi pealt. No saadame ta Heleni juurde siis. Ma ei hakka igal poole laiali. Helenega igal poole laiali. Pärast saab õhtul magada ka. Et tegelikult hästi palju tooted, vaata, mis siin Raplamaal ka on, et need tooted, sa ei tule ainult toote pärast siia Raplamaale, on ju, et sa ei hakka sõitma veel minna marmelaad, kui sa küsid Raplamaa maitsed, on ju, kuuse võrse maitsega, on ju, marmelaad, et ei saa paremat asja Raplamaal olla, on ju, et maitse poolest just nagu Raplamaa maitse, on ju, et aga ainult sellepärast sa Tallinnast ju siia ei sõida Saaremaalt, sa ka sellepärast ainult ei tule, on ju, aga jube tore oleks, kui sa läheksid, vaataksid, mismoodi nad toimetavad, ostaksid neid kaasa ja siis tuled ja pärast majutad ja lähed teed veel selle matka seal rabas ja järgmine päev tuled teed kas või siin Raplas Taevanimaani keraamika töökojas teed on ju keraamikat. Et sa saad siukse mitmepäevase ringreisi endale teha ja tegelikult need igasugused kogemused ja emotsioonid, mis sa siit saad, et mina võin küll garanteerida, et igal pool, kus mina käinud olen ja neid kohti on ka väga-väga palju, kus ma veel ei ole jõudnud käia, et raudselt sa emotsioonid siit saad ja on see Eesti turist või välisturist, et seda enam. Mina suunaks kõik täie rauaga ikka sinna visitraplamaa.ee lehele, see on nii kohalikule kui külalisele, sealt on täpselt näha, kus saab ööbida, kus saab sauna teha, kus saab seminarile, millised kultuurisündmused on ees ootamas, suuremad, olulisemad ja 3 teekonda on meil ka inspiratsiooniks esilehel toodud, üks on see sama toidutee ja siis on selline Mõnule ja mõisatuur kultuurihuvilisele ja siis on tuur nimega Veejälgedes, mis on siis sellisele loodushuvilisele rändajale.
ja mina tahan rääkida ühe väga põneva loo, mis mulle praegu meenus kuulates Annit ja Helenit. Kohtusin mõned aastad tagasi ühe Kanada abielupaariga, kes olid sõitnud mööda Eestit ja nad olid Eesti loodusest väga vaimustunud. Ja siis oli nende küsimus minule, et nad sooviksid ka osta omale looduse sõbra märki ja panna seda oma autole. Et teil Eestis seda kasutatakse. Mina ei saanud esimese hetkega aru, et looduse sõbra märk, et kas te räägiksite palun nagu täpsemalt. Just te kujutate ette, nemad arvasid, et see roheline vahtraleht, mis meie liikluskultuuris on algaja juhi tähis, et see tähistab nüüd neid inimesi, kes on väga pühendunud loodusele, suured looduse sõbrad. Sõidavad ka natuke vaiksemalt alati, et loodust jälgib. Absoluutselt. Neid meil on palju. Ja neid on meil palju, eks ole, nii et arendame. Ja vägev, mis siis ikka, lõpetame saate ära, nii et ettevõtjad ja ettevõtjad tehke koostööd. Ja koostöö mõttes ikkagi seda, et tegelikult koostööd ju saaks igate moodi teha, võtad aga ühe kõige suurema majutusettevõtte, kõige suurema, ma ei tea, mis toitlustusettevõttesid Eestis, nii on ka võimalik teha, aga Raplamaa kontekstis oleks vaja just seda koostööd teha, et Raplamaa omad ettevõtjad teeksid omavahel koostööd. Täiesti nõus. Nii et tegijaid jagub ja vaatame siis, kus see kõik siit välja viib. Paistab, et viib ainult üles. Äge. Niikuinii. Aitäh tulemast. Aitäh.